et igapäevaelus me oleme kogu aeg siin, nagu sa ütlesid, et sa ole mõttes siin kinni, siin selles analüütilises kohas ja kui me käime psühholoogide juures või niimoodi, et siis me tegelemegi ainult sellega, mis meil siin on, eks ole, selles analüütilises kohas. Ehk siis meie teadlikkuses, eks ole, meie teaduse väljas. See on siis põhimõtteliselt, ütleme, beta-ajulainest siis. Beta-ajulained ka, jah, aga see, mis meil on teadus väljas. Kui sa kujutad ette, et kui sa vaatad oma toas ringi, siis see on see kõik, mis on sinul praegusel hetkel teaduse väljas. Et kui sa ei ole kunagi käinud seal oma kõrval toas, siis sa ei tea, mis seal on. Ja see ongi nagu see, et see on see, millega me tegeleme, kui me tegeleme psühholoogide juures käime või nii edasi, eks ole, me räägime asjadest, millele me pääseme ligi. Aga kui me räägime võib-olla traumadest või allasurnud emotsioonidest, mingitest sellistest emotsioonilaengutest meie süsteemis, siis need ei kogune meil siia teadusesse, vaid nad kogunevad meile limbilisse sügavamatesse saiosadesse. Ehk siis tänapäeval tihti öeldakse, et nad on kehas kinni, eks ole. Aga tegelikult nad on ajus kinni, ajusüsteemis, aga nad väljenduvad läbi meie kehas, siis see tunneb ja meil on keeruline rääkida ennast nagu siia limbiliste süsteemi, sellesse emotsioonisüsteemi või sügavamatesse saiosadesse. Et seal ei ole nagu seda ligipääsu selliselt teadlikkuse seisukohast ja kuidas see tavaliselt toimub on niimoodi, et mida see hingamine teeb, siis ta viib meid sellisesse transiseisundisse põhimõtteliselt. Kui me öeldagi sellise muudetud teaduse seisund ja mida see seisund võimaldab, on põhimõtteliselt ühendada meie see teadusosa, see analüütiline ja see teadlikkus, eks ole, selle limbilise süsteemi, selle alateaduse osadega, eks ole, ajus. Ja mida see tähendab, on see, et ta võimaldab siis, nad ära vähendab need kaks erinevat osa ja siis see võimaldab alateadusel hakata asju pinnale tooma, impulss, eks ole, neid emotsioonilaenguid, eks ole, ja kuidas see meile teadusesse tuleb, ongi siis läbi selle füüsilise aistingu klassikaliselt. Sest nagu sa enne mainisid ka, et mingi füüsiline tunne on kehas, eks kui on mingi intensiivne olukord ja tavaliselt ongi see tugev intensiivne laeng, et me ei suuda keskenduda väliskeskkonnale, sest seda, mis toimub meie kehas hetkel on niivõrd palju. Et kuidas kellegi, eks ole, et siis see regulatsioon toimub, kas kellegi toimub shutdown, tuleb korraks sisse suuvima või kes läheb nagu välja, eks ole, läheb lihtsalt sellest nagu kaasa lihtsalt impulssina.